õnnistatud 3 kuningapäeva ehk Kristuse ilmumise püha. Inimene on, ma arvan, alati vaatanud tähte suure huviga, aukartusega. Mõned on isegi jumaldanud tähte. Teiste jaoks on pigem selline asi, mis paneb inimene mõtlema, kui suur Jumal on, kes neid tähed on kõik loonud. Kunagi 2000 aastat ja veidi peale tagasi, siis olid mõned tähetargad idamaal, ilmselt praeguses Iraanis, Persias, ja need olid tähetargad, see tähendab, et tol ajal olid nad kõige targemad inimesed seal kandis nende hulgas ja nad olid nii astronoomid kui ka astroloogid kui ka matemaatikud, vaatasid tähte. Ja üks päev nad nägid sellist väga suurt tähte läänes nende jaoks, mis nende religioonis tähendas, et sinna kanti on sündinud üks väga suur kuningas. Ja selle asemel, et istuda maha ja kaua mõtlema, nad läksid teele, nad läksid sinna poole, kus see täht oli tõusnud. Vahepeal tundub, et kui me loeme seda lugu, et see täht kadus ära, aga nad jätkasid sinna suunda, kus täht oli ilmunud, jõudsid Jeruusalemma linna. Seal nad said isegi audientsi kuninga Herodese juures. Kuning Herodes suur, ta oli väga suur kuningas, ta jõudis väga palju ära teha oma eluajal, aga oli ka teisel küljel suhteliselt keeruline inimene. Ta näiteks tappis mitu oma poega ära, sellepärast, et ta kartis, et nad võtaks temalt võimu üle. Ja ta tappis isegi oma naist, aga selle naise tapmise kohta öeldakse, et ta väga kaetses seda pärast. Nüüd need 3 tähetarka, kas nad olid 3, vähemalt oli 3 kingitust, mis nad kaasa tõid, nii et traditsioonis on nad 3. Tulid siis kuninga Herodese suuri juurde ja pärisid tema käest, et kus see suur kuningas nüüd pidi sündima, sest me oleme näinud tema tähte. Kuningas Herodes ise ei teadnud sellest midagi, aga ta päris siis oma kirjatundjatelt, et kus kohas pidi tegelikult kõige suurem juudite kuningas Messias, igavene kuningas kunagi sündima. Ja need kirjatundjad vastavad nii. Nad ütlevad Herodesele Betlemmas Juudamaal, sest nõnda on kirjutatud prohveti käe läbi. Ja sina, Betlem Juudamaal, ei ole Juuda vürskondadest hoopiski kõige pisem, sest sinust lähtub valitseja, kes hoiab mu Iisraeli rahvast kui karjane. Kuningas Herodes ütleb siis seda edasi tähetarkadele ja palub, et nad otsivad seda last seal Betlemmas ja selles piirkonnas ja kui nad seda leiab, siis peavad nad kindlasti tulema tagasi tema juurde ja rääkida sellest, nii et tema ka saaks tulla teda kummardada, nagu ta ütleb, kuigi tegelikult ta tahaks pigem seda last siis tappa. Nüüd 3 kuningat või 3 tähetarka lähevad edasi ja nad rõõmustavad üliväga, kui teel Jeruusalemmast Betlemma, kuskil 10 kilomeetri pikk tee on see, siis jälle paistab see sama täht ja näitab neile täpselt teed ja kuhu minna. Ja nad leiavad väikses linnas Betlemmas ühte last, kes on pandud sõime, eks loomade söögikohale. See Jeesuse laps on ju maailmale Jumala leib. Ja nad väga rõõmustavad,
nad leiavad seal mitte ainult Jeesuse, vaid ka tema ema Maarja ja nad annavad oma kingitusi üle. Antakse talle kulda, mis on üks kuninglik kingitus, sümboliseerib, et ta pidi olema kuningas, igavene kuningas, taevariigi kuningas, mitte maailma riikide kuningas tegelikult. Siis nad annavad üle viirukid, mis on preestrite sümbol, siis Jeesus kutsuti ka ülempreestriks, teda oli ise, aga see ohver, keda meie eest ohverdati, meie pattude ja surma pärast. Ja lõpuks anti talle ka siis mürri, mis oli selline õli või palsam, millega võiti näiteks prohveteid. Jeesus oli ju ka prohvet. Nad andsid need kingitused üle, nad jäid sinna Betlemma vähemalt 9-8 päevaks, aga unenäos neid hoiatati, et nad ei tohiks minna tagasi Herodese juurde, vaid minna otsem või teist teed pidi tagasi oma kodumaale. Mis see lugu siis meie jaoks räägib? See räägib kõigepealt seda, et Jeesus on kõige rahvaste päästja. Mitte ainult juutide oma, ta on kõikide inimeste jaoks, ka nende jaoks, kes kuuluvad mõnedele teistele religioonidele, usuvad teistesse jumalatesse, ka nende jaoks on ta maailma päästja, ainuke päästja. Teiseks, see lugu räägib seda, et ei piisa inimlikkusest tarkusest. Need 3 tähetarka oli tõesti väga targad, aga kuhu see inimlik tarkus neid siis viis? Viis neid kohutava kuninga Herodese suure juurde. Oleks mingi teine päev tema tuju olnud halb, siis oleks ta kohe neid ära tapnud võib-olla. Inimliku tarkusega sellest ei piisa, peab olema ka see tarkus, mis on Jumalast, mida leiame Piiblis, Jumala sõnas. Jumala sõna valgustas nende teed edasi Betlemma, kus leiti Jeesuse lapse. Ja lõpuks siis võime vaadata neid 3 tähetarka kui eeskujud meile, et ka meile on selline kutsumus, et me peame otsima seda Jeesuse last, otsida teda üles ja austada teda oma annidega, nende asjadega, mis meil on antud, meie ajaga, austada teda, sest tema on seda väärt, tegelikult seda kõik, mis meil on kingitud, kõik, mis me oleme, tegelikult on ju tema oma. Tema on ju maailma päästja. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma poole paista sinu peale, olgu sulle armuline. Issand, tõsku oma poole sinu üle ja andku sulle oma rahu, Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimel. Amen.